Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, а цибуля с чесноком, а дівчина з козаком. Трям-трям-пом-пом-пом, тиря-ри-ра-ра-та-та. Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, а цибуля с чесноком. Tulevad, juba tulevad. Terve hunnik tuleb lendu. Nüüd käib pauk ära. Hopsti võttis. Ilus päts, oi, ilus põrsas. Küll on tore, sest siin näen ma suusatavad kikut. Teised noored kõik on ammu rikut. Sealt poolt Peipsit seest meie maale toodi sikut. Pühajärves elab kala, Eesti rahva maius pala kaske. Paranähtus tõuseb vara, võtab kaasa vallas vara raske. Auto tal on nagu sara, tali on kui härjakara kaske. Kes hommikuti ringi käib, see asja tail ongi. Toti. Kuidas siis tundub ka? Ohoo, täna on jää on vajunud. Siia on löönud sellise huvitava prao. Et seda pragusid teile ei olnud. Jaa. No nii. Siuke hästi ägedad kuused on peale kasvatanud siia. Väga ilus. Ja siinpool samamoodi Viljandi järve kuused. Väga kihvt. Ahoi kotkad. Pole ammu näinud. Ja katsuks siis nüüd viga parandada. Ja teeme siis ühe talvise video ka. Mis meil siin on siis? Võtame kõigepealt tooli eest ära siit. Vaneme tooli siia. 2 õnge on mul kaasas. Legendaarsed ridvad, mis on toonud ilgelt suuri kolle. Väga head õnged. Nii. Teeme karbi lahti. Paneme voolu järgi boksile. Voolu järgi. Kõik on siin alles poolik. Ei ole jõudnud midagi ehitada. Aga ei ole hullu, et saame hakkama. Nii. Paneme siis anduri ka külge. Tegemist on siis Active Targetiga ehk siis live anduriga. Saab otse laivis vaadata kalu, kuidas ujuvad ja mis nad üldse teevad. Et selline Active Target 2. Nii. Paneme siia külge kohe ilusti. Jaa. Vaatame, kas siis täna õnnestub ka midagi kätte saada. Esimene püügipäev selle 2025 aasta esimene talvepüük oli edukas. Õnnestus siis kätte saada korralikult pätse. Ja vaatame, mis siis
mis siis täna siin saama hakkab. Sätin natukene juhtmeid paremini. Nii. Nii. Siit anduri vette. Ja hakkame siis vaatama. Paneme siis televiisoriga käima. Vaatame, mis täna telekast tuleb. Kas tuleb mingi hea kino või? Aga seni siis valmistan õnged ette. Panen kähku murdjad otsa. Eile proovisin siis, esimene püügipäev oli selline, kus proovisin sellise sinakaga, pealt sinine ja alt hall. Esimesel püügipäeval siis proovisin sellist lanti ja väga hästi töötas. Ja siis samaga selline Fire Tiger, legendaarne killer. Võiks küll olla punase sabaga, aga ei ole, et see on jah kõvasti vatti näinud. Nii, ja eile siis teist korda jääl olles proovisin samu lante, ei, absoluutselt ei tööta. Ja siis võtsin karbist sellise Akara värvikolmikuga, et seda laksutama hakkas küll peale kella 3. Et võttis päris hästi seda. Aga vaatame, mis siis täna. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Nii. Siin peaks nüüd üks suur all olema. Olen siin nüüd üks tunnikese puurinud ja uurinud, aga ei, mitte muhvigi. Kõik on kuskil kadunud jälle, nagu eile ja nagu tavaliselt. Aga vaatame, kohe vaatame, mis siin all on. Nii, kus see sõber on meil siin? Pani juba punnu, nii magab siin eemal ja siin all on midagi näha. Mul on praegu siuke 45 meetri peale pandud ette. Paneme lähemale. Paneme siit isegi 18. Nii, vaatame nüüd, mis siin all toimub siis. Tuleb siit mõni liikuma või ei tule. Üks pisikene kõnnib küll seal. Kõnnib, ujub. Aga vaatame kohe järgi. Siin oli üks ilus priske, näed, põhjas. See võib siin haugipoiss ka olla. Või on isegi, võib koha ka olla. Seda me ei tea kunagi. Ta on natukene kõrvale küll läinud. Enne ta lood näitas, et ta on siin all. Nii, kala on ikka suht vähe, väga vähe on siin all. Ta liigub jah, vaikselt mööda põhja. Väga vaikselt liigub. Nii, näitan siis, kuidas laiviga vaadates on võimalik kalale otse pähe puurida. Ühesõnaga, lähen puurin sellele kalale peale 5 meetrit. Võtame natuke tagasi, ütleme 4,5. 1, 2, 3, 4. Siin.
mina puurisin siis täpselt siia kohta. Andurit keeran üles poole, see on virvendust näha, näe. Ja kala on siin all. No aga proovime. No nii, see on haug või on ilus ahven. Kohe selgub. Kohe vaatame järgi. Nii, väga ilus näit on siin all. Ei taha üldse liigutada, see magab siin põhjas alles. Natuke lähemale veel. Väga juurde ei tohi minna, hirmutab ära. Ja siis kala ujub minema. No oleme veel natukene lähemale. Ei reageeri üldse. On näha, et uimesid liigutab, aga ennast küll ei liiguta. Nii, esimene kord siis, kui parv tuleb. Leidsin siit midagi, aga läksid alt ära ja nüüd näete, parv tuleb, panen siit meetrid vähemaks, panen 20, parem pilt. Nii, ilus suurte parv. No vaatame, kas tuleb, lööb mõni ära või ujuvad lihtsalt alt läbi, nii kui neil kombeks on. Nii, üks hakkas tõusma, vaatab, uudistab. Uudistavad, aga lähevad mööda, parv läks mööda, ei tulnud alt läbi. Korralik suur parv, lähen puurime ette. Puurim ruttu ette. Siit mingi 35 meetrit. Sellega stoppi. Nii, tulevad. Tuleb, vaatab, tõuseb. Ei löönud ära, jäin veidikene hiljaks. No nüüd lähevad sinna. Nii, nüüd on kala vist hakanud liikuma. Et suured ahvenad liiguvad siin. Enne, kell saab kohe 11 juba. Enne oli täielik vaikus. Ei tea, nad olid järelikult kuskil mujal platsi peal.
aga nüüd nagu on hakanud vaikselt liikumine pihta. Just läks üks suur parv mööda. Ja praegu on siis siuke väiksem parv siin. 4-5 kala. Ma vaatame, kas siit tulevad juurde, aga lähevad siit kõrvalt mööda. Lähevad kõrvalt mööda, ei tulnud alla. Nii, tagant tuleb uus seltskond. No võtan tooli päris, istun maha siia, et nüüd on jah kala hakanud liikuma. Lõi mööda. Lõi veel. 2 korda käis löömas. Nii, üks tuleb lauluga. Väga ilus parv on. Seisavad siin põhja peal, ei uju, seega ei toitu. Korra ainult tulid uudistama ja nüüd hakkasid liikuma. Otse ees, seal on kõvasti kala all. Ja siin see plats on, täna on kala täis. Nii, üks tõuseb 5 meetri peale, jäi seisma. Nüüd hakkas üks veel alt tõusma. Tuleb hooga. Ei võtnud ära, peedistavad siin. Ja lõi ära. Lõpuks ometi ootan. Ja lõi ära. Vägev. No korralik päts. Saan nuga. Vaadake. Küll on nuga. Küll on ilusad kalad siin. Kuhu ta läks? Parv tiirutab siin all kogu aeg edasi tagasi. Ja nüüd läks kurjaks. Päts. Oi, vägev. Vägev, elukas. Parv siin muudkui sõuab ringi. Läheb siin. Korralik parv. Käis alt läbi ja üks ikka võttis ära. Siin on põhi täis neid suuri pätse. Vägev! No, selliseid ilusaid. No ma arvan, see on ka siuke 800. Ridva pealt mõõdame ära kohe. Oi, kuule, see võib isegi kilone olla. See on 40 senti. Jaa, see on 42 senti. Mul on ridva peal on siia märk tehtud 40. Ja näete, saba panen õnge juurde ja siit on üle 40. Vägev!
lõpuks sain kätte, kell on siis 12:30, 12:30 juba. Ja lõpuks tuli ära üks päts. No, neid on veel siin all, küll ja küll. Mul oli siin terve põhi täis neid. Aga vaatame edasi, mis saab. No nii, nüüd olen siin jupp aega istunud ja parv tuleb, suurte parv tuleb. No vaatame, kas tuleb mõni juurde ka või. Tulevad lendu. Tulevad. Võtab ära või? Ei võtnud ära. Lähevad alla. Võtti puutus, aga ära ei löönud. Puutus, aga ära ei löönud. Ja lähevad minema jälle. Ja lähevad jälle minema. Korra puutus ainult täitsa pekis. Oi, äge. Näete nüüd, kui kavalad on suured ahvenad. Ei ole nii lihtne, et püüad kõik välja. Ja läheb suurte kari. Lähevad sinna. Sealt tulid ja sinna lähevad. No ei ole lihtne püüda. Nüüd tulevad. Särjeparves käisid söömas. Korralik parv. No, söövad siin särjeparve. Näe, jälle lähevad üles. Nüüd tulevad. Tulevad. Siuke parvne. Täitsa lõpp. Terve põhi täis neid. Nüüd tuleb. Suur tuleb, võtab ära ka. Võttis, ei võtnud ära, ei jäänud otsa. Ei jää otsa. Pan käega. Ei jäänud otsa. Lõi mööda. Opa, nüüd võttis ära suur. Nüüd võttis suur ära. Korralik pätsa. Näe metsa. Ja läks ära augu alla. Täitsa lõpp. Läks augu alla ära. Siuke jõhvikas. Täitsa lõpp, mis seltskond siin oli praegu. Käisid särjeparves söömas. Keeras noka ülesse. Korra vaatas ja oli kõik. No nüüd tuleb küll üks tige parv, aga tundub, et lähevad kõrvad mööda. Ma pean minema kähku auku vahetama. Nad ei taha siia alla tulla, lähevad kõrvad mööda. Jälle kiiresti ujuvad. Ühesõnaga, nii palju kui mul kogemust on, ma tean, et need on võtjad kalad, siis tuleb kähku tegutseda.
ja parv läheb sealt mööda, paneme sinna kähku ühe augu. Ehk saame pihta ühele ilusale parvele. Äkki õnnestub siit mõni parvest saada. Nii, vaatame kohe. See parv tuli hästi kiiresti ja tulevad. Ilusti tulevad. No siit peaks küll mingi võtu saama. Vaan siit salvestama ka. Äkki saab hea võtu peale. Tulevad, ilusti tulevad. Juba tulevad. Terve hunnik tuleb lendu. Nüüd käib pauk ära. Opsti võttis. Ilus päts. Oi, ilus põrsas. Assar raisku ilus. Oi, püksi kinni. Kuitu. Nüüd on kuitupiilu. Pükstesse lõi mul landi. Ei ole midagi, kohe lähme järgi parvele. Ai kurat, küll lõi pükstesse landi kinni. Parv läheb ees. Nii, sinna lähevad. Saaks ainult kähku selle landi kätte. No võta kaara. Kaara on hea lant, näed. Nii hästi seisab pükstes kinni. Näpitsad. No ma arvan, siuke kilone päts tuli jälle. Urrat küll. Kottidesse lõi konksu sisse. Nii. Nüüd ei ole muud kui kähku kokku. Parve üles. Ilus suur päts. Võtsin parve üles, kuhu nad läksid. Parv läheb sinna selja taha. Sinna, sealt kust tulid, sinna lähevad. Nii. Sealt kust tulid, sinna lähevad. Selja taha, väga hea. Opadi. Krõmps. Lähku asjad kokku. Krõmps. Juba jooksen siia. Kohe vaatame. Nii. Lähku siia alla. Kalad on all. Parv just tuleb. Kohe vaatame. Kolmik on kadunud. Tea, kuhu see kolmik jäi küll. Parv läheb minema. Ei tea, kuhu see. Nii, parv läheb ilgel lauluga. Lähevad sinna. Parv tuleb uuesti. Sama parv, vaatame, kas nüüd õnnestub samast parvest saada veel.
ja võttis kohe ära seesama esimene, nägite, plaksti, korralik elukas jälle. Opa! Ja sain su kätte veel, konks tuli suust ära. Nii, väga hästi toimetab see parv. Noh, siuke 800. Kolmas kala. Vaatame, kuhu parv läheb. Parv kühveldab nüüd sinna sügavasse. No nii, teeme siis päeva lõpu ja aitab küll tänaseks, et sai siis päev otsa ringi uhatud siin. Ja noh, praegu nagu näha on veel, siis põhi on kalu täis. Ega neid siin vähe ei ole, et korralikud suured pätsid. Kell on juba 4:30 ja ei viitsi enam neid aktiivseid kalu otsida ja neile järgi joosta, et aitab küll. Täna on siis 3. kord järve peal ja õnnestus ikka päris korralikud pätsid kätte saada, et noh, sellised prisked tegelased. Landiks on siis selline väike akaara, et see on siin päris kõvasti vägitegusid teinud. Alumine värvikolmik tõmmati ära viimases parves. Nüüd üks passib, ei tea, kas tuleb, lööb või? Ei tule. No nüüd keerab üles. No nagu tahaks ja nagu ei taha ja siin ühte parve tagasin, kus oli üks siuke 30 kala parves või oli isegi rohkem. Ma arvan, üks 40 võis isegi olla siukest suurt korralikku pätsi.
ja tõmmati värvikolmik ära, plaks, kähku vahetasin landi ära, panin siis selle rohelise ja alt oranžika kõhuga, ei tahetud, proovisin seda sinist, alt valge kõhuga, ei tahetud seda ka ja siis panin otsa tagasi selle Fire Tigeri, mis mul praegu all on seal 7 ja siis sellega veel õnnestus siit 2 tükki saada, et päris hea madin oli, ajab parve taga, ujub eest ära ja nii see asi käib. Vot sellised pätsid sai siis taga kõvasti neid aetud ja järves neid ikka on kõvasti, et suured parved. Nii, mõõdame siis ära, pikad nad siin on. Nii, noh, siuke 42 pluss, mõni gramm peale. See kala on siin siis 40 peaaegu, jah, ongi 40, annab välja küll. Ja see kala on siis 37 pool. Panen tänase päeva purki, aitab küll. Täna siis sellised pätsid, ilusad. See oli siis 37,5 sentimeetrit, ka korralik põssa. Teine kala oli siis 40,5 sentimeetrit, ka jällegi ilus paksmagu. Ja päeva suurim kala on siis selline. See on siis 42,5 vist oli äkki, kui ma õieti mäletan. Et päris head siuksed põrsad, sai neid parvesid siin taga aetud ja püütud hoolega. Esimene püügipäev siis 10 kala, kogukaaluga 6,4 kilo, suurim oli vist kilo 400, midagi, mõned grammid seal peale. Rekordit ta mul ära purustanud, jäi veits puudu. Sentimeetrite poolest oli 46 sentimeetrit, et sellega lõi nagu üle, et minu isiklik ahvena rekord on 45 sentimeetrit ja mis ta oli, kilo 450 või midagi sellist. Aga see esimese päeva kala jäi siis natukene alla, aga pikkuselt oli pikem. Teine päev siis, ehk siis eile, tulin lõunast püüdma ja siis põhimõtteliselt kella 5 õhtul püüdsin. Selle ajaga siis ütleme kuskil peale 3, siis hakkas alles nagu kala näitama ja sain nagu võtud ka ja sain 3 tükki kätte, et mitu tükki läks otsast ära. Eile siis kõige väiksem oli 800 grammi seal midagi, kõige suurem oli, või keskmine oli siis 990 grammi vist. Ja kõige suurem oli siis kilo 60 või. Ja siuke kalapäev. Sai neid siin kõvasti taga aetud, et nahk on täiesti märg. Vot. Kui püük meeldis, pange ikka like ja tellige ja äkki tuleb veel midagi põnevat. Seekord siis selline magnetiseiklus, et püsige ikka kanalil. Tšau! No nii. Puuritud sai siis kõvasti, nagu näha on. Põmm, 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 sinna taha, põmm, 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 kõik kohad sai läbi paugutatud siin. Ai, vägev!